tennise podcasti Matchpall toob teieni Tallink. Tere, tennisesõber! On 3. oktoober, neljapäev ja eetrisse läheb järjekorras 14. Matchpalli podcast. Tuletame kuulajatele meelde, et meiega saab ühendust meiliaadressi kaudu tennis@delfi.ee, kuhu on väga oodatud teie tennisalased küsimused, ettepanekud või miks mitte lihtsalt konstruktiivne tagasiside. Lisaks Delfi tasku keskkonnale leiab meie saated ka SoundCloudist, Google Podcastist, Apple Podcastist ja kõikidest teistest podcasti rakendustest. Stuudios on jätkuvalt saatejuhid Gunnar Leheste ja Riho Kallus ning tänases saates teeme juttu valdkonnast, millest me seni pole veel rääkinud. Meil on siin käinud lapsevanemad, lapsed, me oleme rääkinud treeneritega, mängijatega, aga me ei ole rääkinud vast kõige tähtsamast, Riho. Tegelikult ju tennist ei mängita mitte reketi ega tossudega, jalgade kätega, vaid eelkõige millega? Peaga ikka. Ja meil on suur hea meel stuudios tervitada spordipsühholoogia nõustajat Snežana Stoljarovat. Ja, tere. Snežana, räägi, miks sa kõigepealt tahad, et sind tituleeritakse kui spordipsühholoogia nõustaja? Antud hetkel see oleks lihtsalt korrektsem, sest Eestis sellist kutset ei ole veel. Samas ta on juba välja töötatud, mis on väga tore ja tegelikult sai just välja kuulutatud Eesti psühholoogide seltsi poolt. Nii et nüüd seda saab taotleda. Nii et mina kindlasti hakkan seda taotlema ja loodetavasti saan ka selle kutse kätte. Kõik eeldused mul on selleks täidetud, aga jah, põhimõtteliselt, et olla väga korrektne, praegu ei ole meil sellist ametit Eestis nagu spordipsühholoog. Nii et spordipsühholoogia nõustaja oleks natuke õigem nimetus antud hetkel. Aga seleta palun natuke mõne sõnaga, et mis vahe, mis nüansid on üldse psühholoogia, spordipsühholoogia? No, nendel on väga palju ühist, on ju, et spordipsühholoogia on samamoodi teadusharu, ta on lihtsalt kitsam psühholoogiast, et me Eestis vähemalt arvame kindlasti, et spordipsühholoogia läheb psühholoogia alla, et kas seda kutse saamiseks meil on vaja psühholoogia haridust, et ta spetsialiseerub spordile. Ehk siis me vaatame meie psüühilisi protsesse seoses spordiga, selle keskkonnaga ja selle vajadustega. Tennise psühholoogia, kas tennisist nii-öelda patsiendina erineb kuidagi, ma ei tea, 100 meetri jooksest või kaugusehüppajast? Mis need nüansid on? Kas ta on raskem patsient kui mõne teise spordiala esindaja? Et siin ma kohe parandaks natuke, et me kindlasti ei räägi patsientidest, me räägime klientidest, sest spordipsühholoogia ei tähenda ilmtingimata mingeid psüühilisi häireid, kindlasti mitte nendega tegelemist, ehk siis... No neid on ka ju. Neid on ka jällegi, ehk siis jällegi on väga hea, kui sportlane ja ükskõik mis muu valdkonnaga tegelev inimene jõuab kliinilise psühholoogi juurde või siis jällegi psühhiaatri juurde juba. Aga ja kuni me räägime sellisest harivast suunast, millest võiksid saada kasu enamus sportlastest, ehk siis vaimsest treeningust, vaimsete oskuste treeningust, siis siin mingite patsientidega ei ole tegu, need on meie koostööpartnerid, meie kliendid. Aga erineb siis tennisist kliendina mõnest teisest spordiala esindajast? Minu kogemus on see, et mitte nii väga. Et tegelikult kindlasti spordil on oma spetsiifika, et näiteks võrreldes meeskonnamängudega sa oled täiesti üksi tenniseväljaku peal ja seda päris pikka aega, nii et on väga oluline selline endaga hakkama saamine ja enda usaldamine. Et meeskonnaaladel on lihtsam võib-olla natuke see, et sul on selle teise inimese õlg, kelle peale toetuda vahepeal, aga samas seal on ka see vastutustiimi eest, mida individuaalspordialal pole. Et võrreldes kerge jõustikuga ka individuaalala, et seal on kindlasti rohkem sarnasusi. Seal jällegi, selles mõttes, et sa ainult enda peale võid loota, aga seal on ka sellised erinevused, tennis on... ma ei teagi, kuidas eesti keeles õige nimetus on koaktiivne mäng, coactive sports, ehk siis
kõik on pidevalt muutlik, on ju, et kõik sõltub su vastasest ka ja te koos loote seda mängu. Et kergejõustikus selles mõttes on distants konkreetne asi, mida sa oled harjutanud tegema ja sa lähed seda sooritama. Et seal on need erinevused tulevad mängu, ehk siis tennises sa pead palju rohkem olema nii-öelda protsessi jooksul, mõtlema, analüüsima, muutma seda, mida sa teed vastavalt olukorrale. Kus sinu teadmised pärinevad ja kust pärinevad sinu tennisepsühholoogia teadmised kitsamalt? No ega ei olegi otseselt, kui ma mõtlen spordipsühholoogiast kui teadusharust, et see teaduslik alus on ikka sama spordipsühholoogial, ükskõik mis spordialas sa teed. Sa võtad, millega sa töötad, aga kogemused, et ma olen tennisistidega töötanud juba päris mitu aastat ja treeneritega kokku puutunud ja see annab mulle natuke paremat ülevaadet sellest spordist. Ise ei ole mänginud. Just tahtsimegi sinna jõuda, et sul on tegelikult need tööriistad, mida võib-olla päris paljudel tennisistidel ei ole, sul on see mõttemaailmas see teadmine olemas, et kui hea mängija sa ise oleksid, kui sa nüüd natukene ka harjutaksid. Absoluutselt ei ole. Ma tahaks väga mõelda, et ma oleks väga ratsionaalne ja rahulik ja väga hea enesejuhtimisega mängija, aga ega seda kontrollida antud hetkel ei saa. Oleks ma platsil, oleks palju aru saada, mis siis sealt hakkab saama. Aga sa ei ole mõelnud, võtaks kõik need spordialad ükshaaval ette, millised kliendid sul on käinud, et ise ka järgi proovida, võib-olla teaksid rohkem kaasa rääkida? See on põnev mõte. See on päris raske praktikas teostatav lihtsalt ajalimiitide pärast, aga mida mina proovin teha kindlasti, et teha enda tööd paremini, ma proovin olla selle spordiala keskkonnas rohkem. Ehk siis ma proovin olla treeningutel kaasas. Ma kindlasti olen reketit kätte võtnud ja ma olen paar punkti mänginud mõne sportlasega, et see oli täiesti üks meie sellistest harjutustest, et sportlane pidi mulle seletama, kuidas mõni oskus käib selleks, et tema saaks paremat selgust enda peas, et me sellist nalja natuke tegime, nii et väga pisikest kogemust mul on olemas, aga pigem ma saan seda infot ja kompetentsi sellest, et ma olen keskkonnas, et ma istu seal kusagil oma kabinetis ja kus ma ei näe tegelikult, mis toimub, ma proovin olla seal samas, kus on sportlased. Kui pikk su tennise kogemus on ja kui palju aegade jooksul kliente sinu käelt läbi käinud? No ma ikka vist tegelikult mu esimene klient spordipsühholoogias oligi tennisist. Nii et ja see oli umbes 6 aastat tagasi. Ja kui palju, ei ole lugenud, aga päris paljudega sportlastega, noorsportlastega mul oli kokkupuuded. Aga kui sa nüüd võtad selle 6 aastat tagasi, kas tennise tipus alati räägitakse, et me kõik oskame mängida, aga ikka võidab see, kes on mentaalselt tugevam, et kas mõned sportlased teevad süsteemselt tööd selleks, et olla mentaalselt tugevamad või satuvad need sportlased pigem su juurde mingisuguse probleemiga või nendel ei olegi otseselt mingi probleemi, vaid nad tahavad saada lihtsalt tugevamaks mentaalselt? Nii ja naa, mõlemad juhtub. Et ja see teine, kui nad tulevad lihtsalt selleks, et arendada ennast, mind rõõmustab natuke rohkem kindlasti. Sest tihtipeale, kui on juba probleem, siis seal on tihtipeale päris raske midagi kiiresti seal muuta, ehk siis see protsess on pikk ja tuleb olla väga kannatlik absoluutselt, aga see on ka minu filosoofia spordipsühholoogia kohta, et ta ei pea olema selline tuletõrje vahend. Ta võiks olla normaalne arengu osa, eriti noorsportlaste puhul. Miks ma ütlen eriti noorsportlaste puhul, sest kogenud võistleja, sportlane, ta on juba seda kogemuse pealt mõnevõrra õppinud, et kui sa oled juba kõrgele tasemele jõudnud, siis suure tõenäosusega mingi osa nendest oskustest sul on juba välja arendatud. Noorsportlasele aga on need väga vajalikud just selleks, et jõuda sinna kõrgemale. Ehk siis tegelikult sa pigem nagu soovitaksid seda kõigile, et kõigil oleks vaja lugeda teatud raamatuid ja võiks olla ka inimene, kes selle poolega tegeleks või? Ma soovitan seda kõikidele absoluutselt. Nüüd ma kindlasti ütle, et iga sportlane peab käima spordipsühholoogi juures, sest on erinevad teadmiste tasemed ja me ikka areneme erinevalt ja mõni võtta palju kiiremini kinni nendest asjadest, on ju, et pigem ma mõtlen, et see teema peaks olema igal pool olemas.
trennides ja seda saavad edasi anda ka treenerid, kes on ennast koolitanud selles valdkonnas, kes ise huvituvad spordi vaimsest poolest, et need ei pea olema sellised asjad, millega saab ainult spordipsühholoog hakkama, et kui treener on näiteks ennast koolitanud eesmärkide seadmise valdkonnas, et teab, millised eesmärgid töötavad paremini, siis tema saab juba seda võtta kasutusele trennis, on ju. Ehk siis see võiks olla teema kõikide jaoks, samamoodi nagu me arendame enda füüsist, tehnikad, võiks me arendada kõik enda vaimseid oskuseid, aga see ei tähenda ilmtingimata, et iga sportlane peab käima spordipsühholoogi juures. Millises vanuses võiks see vaimsusega tegelemine juba mängu tulla, kas päris lastetennises? Ja läbi treenerite kindlasti ja vanemate, absoluutselt. Et seal lihtsalt ma ütleks, et peaks otseselt tegelema lapsega, jällegi kui mina mõtlen enda rollist, aga läbi treenerite, läbi vanemate, et me tekitame sellise keskkonna, mis on arengut toetav keskkond, pikaajalist arengut toetav keskkond. Aga on sellest juba aru saadud, oled sa käinud, istunud maha lapsevanematega, rääkinud konkreetselt sellest lapsest? Jaa, ma siin kiidaks kindlasti Tenniseliitu, et ma arvan, Tenniseliit teeb tublisti tööd selles valdkonnas, et proovib spordipsühholoogiat kaasata nii treenerite koolitamisse kui ka lastevanematega. Praegu 2 aastat järjest, kui ma eksi, Tenniseliit pakub vanematele lastevanemate koolitust, kus mina teen spordipsühholoogia osa. Ja lapsevanemad, kes on käinud, on sellega väga rahule jäänud, sest nemad saavad seda head ülevaadet sellest, mis see võiks olla, kuidas nemad saavad parimal moel toetada enda lapsi, sest see ei ole ilmselge tegelikult, see ei ole nii lihtne asi, mida iga lapsevanem peaks teadma, et seal on nii-öelda need pedagoogika alused, mis tulevad mängu, spordipsühholoogia alused, mis tulevad mängu. Nii et see on väga hariv ja hea asi ja Tenniseliit on sellega tublisti tööd teinud. Kas sinu nii-öelda vastuvõtul käivad ka harrastustennisistid, nagu näiteks mina ja Riho? Sina. Võiksime ka astuda üle spordipsühholoogi ukse või pigem on see ikkagi nagu tipptennisele suunatud? Ei ole. See on see, mida mina teen kliendiga, ehk siis see, mida me koos teeme, sõltub sellest, mis on vajadused ja soovid. Nii et absoluutselt ka harrastaja võib ennast selles valdkonnas harida selleks, et oleneb nüüd milleks, kas selleks, et tunda natuke rohkem rõõmu sellest, mida teha või teha teadlikumalt asju või samamoodi harrastajad ju ka võistlevad. Aga harrastaja võistluspinge ei pea olema väga erinev võistlussportlase võistluspinges, see on ju inimese spetsiifiline, et ka harrastaja võib tunda väga tugevad pinged harrastajate turniiril. Aga kui me räägime ikkagi sellest tipptennisist, ütleme, et tipptennisist saab sinu kontakti, pöördub sinu poole esimest korda, milliste probleemide või muredega nad tavaliselt sinu juurde satuvad? Kui satuvad murega, ehk siis mitte lihtsalt selleks, et vaadata, kus on potentsiaali veel arendamata, siis enamasti satuvad ikka selle murega, et võistlustel ei saa realiseeritud seda, mis trennis tuleb välja. Et siis pingega toimetulek. Ja kus siis nagu pihta hakata? Milles see pinge talumatus siis öelda, kus need juured on? Oleneb jällegi, et need võivad olla ka mingid keskkonnamõjud, aga jällegi keskkond mõjutab meid läbi meie enda mõtete ja emotsioonide, nii et see on tavaliselt see koht, kus me hakkame looma eelkõige teadlikkust, täpselt, et vastata sellele küsimusele, et mis siis toimub. Et millistel hetkedel millised minu sisemised kogemused hakkavad mind mõjutama. Et näiteks sportlane võib teadvustada, et enne set-palli näiteks temal tekib mõte, et põhiline asi on mitte kaotada see punkt, on ju, või ma ei tohi eksida, või ma pean võitma. Ja siis järgmine hea küsimus on, nii kui see mõte tekib, mis siis hakkab juhtuma, mida sa hakkad tegema teistmoodi. Et tihtipeale me võime näha, et sportlane hakkab kiirustama, ta ei mõtle läbi, ta keskendub valedele asjadele. Ehk siis keskendumine ta meil mõnes mõttes ei kao, meie tähelepanu on alati kusagil, lihtsalt see koht võib olla väga vale. Näiteks ma mõtlen mängu tulemuses selle asemel, et mõelda selle peale, kuidas ma seda punkti tahaks läbi mängida. Et siis me proovimegi leida neid hetki,
kus miski hakkab toimuma, mis on need nii-öelda triggerid, mis on need käivitajad selles olukorras, on ju näiteks 2 kaotatud punkti, kui ma 2 või lihtne viga. Peale lihtsalt viga ma tean, et minus tekib see sisemine ärritus, pettumus, viha ehk siis emotsioon ja mõtted ja nendele ma reageerin. Ja antud hetkel ma reageerin nendele mitte kõige kasulikumal moel. Ehk siis ma hakkan kiirustama, mu mõte läheb mujale, ma enam ei mõtle, mida ma teen, ma niisama löön palli. Et seda on kõrvalt päris hästi näha, kindlasti kõik treenerid on seda kõrvalt ja vanemad näinud. Ja siis me hakkame vaikselt tegelema sellega, kuidas me saame reageerida nendele olukordadele teistmoodi. Mida tennisistid kõige rohkem kardavad, kui neil on see setpall või matšpall? Eksida. Mis siis juhtub? Punkti kaotus, mängu kaotus ja nüüd see on jällegi, see on väga hea küsimus, mis siis juhtub, on täpselt ka see küsimus, mida mina küsin tihtipeale sportlaste käest. Ja mõne jaoks see mõttejada on pikem kui teise jaoks, mõne jaoks ongi hea, et mis siis juhtub, et punkti kaotan ja siis ma kaotan mängu ja see oli oluline mäng ja mõne jaoks see punkti kaotus võib olla seotud mingisuguse mõttega enda väärikusest, ehk siis ma ei ole hea mängija või siis ma ei ole ka hea inimene, ma ei tea, siis ma ei ole hea laps lapsevanemate jaoks. Et need on juba need keerulisemad asjad, millega tuleb pikemalt tööd teha, sest see põhjus on nii-öelda natuke sügavam kui lihtsalt soov õnnestuda või kartus ebaõnnestuda. Miks ma küsin, on see, et tennis on ju väga spetsiifiline ala selle poolest, et see kaotus tuleb ühel hetkel nii või naa. Absoluutselt, nagu igas spordis. No, tegelikult. Jah, tegelikult küll, jah. Aga lihtsalt, et sellise hirmuga elamine võib olla päris keeruline, et sellest tuleb lõplikult vabaneda ikkagi. No lõplikult vabaneda sellest, et me tajume pinged võistlustel ei ole võimalik, sest muidu me ei teekski erinevus sellel, mis on võistlus ja mis on treening. Tippmängijad tajuvad samamoodi pinged, et mul on hea, ma just lugesin Nadali eluloo raamatu ja siis tema väga avatult räägib sellest, kuidas tal olulistel punktidel on ikka pingetase väga kõrge, nüüd mis on tema tugevus on see, et ka pinge all, tegelikult tema räägib enda raamatus, et pinge teeb mind veel tugevamaks. Ehk siis ta oskab selle pingega nii toime tulla, et ta tuleb sellest võitjana välja isegi. Ehk siis see on väga suuresti küsimus, kuidas me interpreteerime pinged ja võistlusärevust, on ju. Et kui me mõtleme, et see on halb asi, mida ei tohi olla, ehk siis kui me tahame olla, sportlane tahab olla väga selline relaxed, väga lõdvestunud, väga mugav platsi peal, mitte tunda mitte mingeid ebamugavaid emotsioone, siis ma ütleks, see on ebarealistlik eesmärk. Pigem, millega me peame tegelema, mitte sellega, kuidas mitte lasta pingel tulla, pigem tegeleme sellega, kuidas saab pingega paremini hakkama. Sest tegelikult, kui oleks pinget, oleks ka võidurõõmu ju. Kust võidurõõm tuleb? Sellest, et ma sain millegi raskega hakkama. Ja kui see mäng oli lihtne ja ma ei tundnud mitte midagi, ma tegelikult ise ei pingutanud, eriti ikka võitsin, ega sellest, laps võib tunda võidurõõmu veel, sest seal lihtsalt see medal on nii oluline, aga juba nad teismeline, ta tegelikult ei rõõmusta selle üle. Sest see ei ole saavutus. On ju? Ma kunagi tegin ajakirjale tennis spordipsühholoogia rubriiki Aave Hannusega. Ta mainis, et on olemas ka selline asi nagu võiduhirm. Et kui keegi hakkab võitma kedagi suurelt, et kuidas tema ju kaotab, kuidas ma talle seda halba emotsiooni tekitan. Oled sa ka kokku puutunud võiduhirmuga? Jaa, absoluutselt. Ja ta on samamoodi ta on sama, kui meie meel saab aru, kui me teame, et meil on midagi praegu võita, siis me samal ajal, samal hetkel saame aru, et meil on midagi hetkel kaotada. Ehk siis tegelikult ka see võiduhirm on seotud sellega, et nüüd mul on see eluvõimalus, mõnes mõttes on ju, ja nüüd ma ei tohi seda käest ära lasta. Ja sellega tuleb vastutus. Ja see on asi, mis võib tekitada meis jällegi seda pinget, mida me ei taha endale võtta, nii et me võime proovida seda vältida. Sa mainisid Rafael Nadali raamatut. Kas võib öelda, et sportlaste eluraamatud on ka sinu jaoks mingil määral õppematerjal, mida sa saad enda töös kasutada ja näiteid tuua kast?
selle sportlasega rääkides? Jaa, absoluutselt. Ma arvan, miks selliste tipptegijate eluloo raamatud on head, sest enamasti sa loed sealt välja väga palju nende pühendumise kohta, nende töökuse kohta, mitte allaandmise kohta või lõpuni võitlemise kohta, ehk siis kõikide selliste karakteristikute kohta, mida iga sportlane saab endas arendada. Ma arvan, et millega me peame olema ettevaatlikud selles, et me ei võtta seda kui aabitsat selle kohta, kuidas täpselt peab see karjäär juhtuma. Ehk siis, kui keegi juba 10-aastaselt oli väga edukas ja oli ka edasi edukas, ei tähenda, et kui sa 10-aastasena ei ole edukas, siis sinu karjäär on juba ebaõnnestunud. Ehk siis me peame olema ettevaatlikud sellega, sest sportlaskarjäärid on väga erinevad ja sinna tipu jõutakse erinevate teekondade läbi, aga mis nendes enamuses kõlab, on need samad olulised asjad. Pühendumine, töökus, pingega toimetulek, mitte allaandmine, lõpuni võitlemine, sellised asjad. Oled sa ka lugenud Andrea Kassi raamatut? Seda ei ole veel ju. Andrea Kassi räägib seal raamatus, et talle tegelikult ei meeldi tennis. Lihtsalt on selle lapsest saati teinud, teda on sunnitud, ta lihtsalt ei oska midagi muud teha. Ja. Kui levinud selline mõtteviis või selline patsient sinu töös on? Ja ma sellest loost olen teadlik absoluutselt ja ma ütleks, et see on erand, et jällegi, kui mõni lapsevanem võtab seda juhendmaterjalina, et ei ole vahet, et minu laps ei taha tennist mängida, ma ikka sundin teda ja siis temast tuleb Agassi järgmine, siis pigem mitte, et see on pigem ühe erandi lugu kui reegel. Et siis minu kogemus näitab, et kui ikkagi see on pigem vanema ambitsioon kui lapse ambitsioon, siis see ei ole pikaajaline projekt. Siis ta ühel hetkel kõikidel lõpeb jõud selles protsessis olla ja tagant tõukata ja ka laps kindlasti on sellises olukorras õnnetus, sest võib-olla ta tahab ratsutamisega tegeleda juba mitmed aastad, aga kuna emal või isal on tennise armastus ja ambitsioon, et just nende lapsest saaks järgmine tipp, siis see on protsess, kus väga paljud kannatavad tegelikult. Aga oled sa kokku puutunud mõne valmis mängija, kes ütleb, et ta ei naudi enam tennist? Ta tahaks midagi muud teha? Jaa. Kas sinu töö on siis teda suunata õiged valikud tegema või ikkagi teda tennise juures hoidma? Minu töö on õigeid valikuid aidata tal teha. Nüüd küsimus on selles, mis see õige on. See õige kindlasti ei tule minust. Mina ütle, mis on õige. Minu töö on koos sportlasega aidata tal jõuda selleni, mis on tema jaoks õige. Jällegi, siin me räägime natuke juba täiskasvanuma sportlasest, on ju, kui me räägime lapsest või noorukist, siis seal jällegi vanemate kaasatus on ka väga oluline. Aga jah, minu töö kindlasti ei ole hoida kõiki lapsi spordi juures, võistlusspordi juures, kuhu lapsevanemad teda panid. Kindlasti mitte, et minu tööfilosoofia seisneb selles, et eelkõige peab olema terve inimene ja kui on terve inimene, siis on ka terve sportlane, siis on ka palju parem potentsiaal pikaajaliseks sportlaskarjääriks ja tulemusteks, et mina ei tööta põhimõttega tulemus ükskõik mis hinnaga. Nii et kui peaks, seda ei ole veel juhtunud, aga kui peaks minuni jõudma sportlane, kelle vanemad või treenerid ütlevad, et ei ole vahet, mis või kuidas meil on vaja, et tema lihtsalt püsiks veel need hooajad ja teeks neid asju, siis see ei ole minu töö. Kas sinu kabinetis on mõne sportlase karjäär lõppenud? On ta otsuse teinud, et ta ei taha enam sporti teha? Jaa. Tunned sa ka, et sa oled vastutav selle, et tahtid küsida? Põhimõtteliselt nii. Ei, sul on hea meel, et sa said talle õige valiku. Ma ei tunne vastutus selle eest, sest jällegi minu töö ei ole suunata sportlast. Mina ei saa sportlase eest otsustada või see oleks väga vale, kui mul oleks nii-öelda minu eesmärk sportlase puhul. Aga mul on siiras rõõm, kui sportlane saab tehtud otsust, mis on temale oluline ja tema jaoks õige ja mina saan olla abiks, et see protsess oleks nii tervislik kui võimalik.
kindlasti. Kas saab su käest niimoodi küsida või oletame, meil on saatekuulajad siin noored tennisemängijad, nende lapsevanemad, et kui on sellised niisugused ABC asjad või lihtsad nõuanded, mida sa saaksid nendele niimoodi lühidalt öelda, et millele peaks keskenduma, mida peab tegema, et olla, ütleme, kui tal ei ole oma spordipsühholoogi ja võib-olla ta ei loe ka veel piisavalt raamatuid, aga millele ta peaks keskenduma või mis on niisugused, on sul mõned niisugused lihtsad nõuand anda? Sa mõtled kasvavat last? No ütleme 12-14-aastane tennisemängija täna koos oma lapsevanemaga. Jaa, üks mu nõuanne on see, et proovime hoida meeles, et tennis on mäng. See sõna mäng on ju seal sees, tennise mäng. Et seal võiks olla ikkagi põnevust ja naudingut ja rõõmu. Rõõmu ka siis, kui on mingi keeruline olukord, ehk siis seda huvi, et okei, ma olen nüüd sellises keerulises olukorras, kuidas ma seda hakkan nüüd lahendama. Ja see rõõm võib meil olla, kui me saame aru, et raskustega toimetulek meid arendab, isegi siis, kui see ei tähenda punktide võitmist. Ehk siis, kui on raske, siis on ka põnev. Ja põnev on sellepärast, et ma õpin midagi uut ja mina saan paremaks mängijaks, isegi kui see tähendab, et ma täna veel seda mängu kaotan. Ja see tähendab keskendume protsessile, keskendume mängule, mitte tulemusele. Ehk siis iga punkt on uus võimalus. Igat punkti saab alustada uuesti ja mängida natuke targemini. On hea, kui on enne punkti mingi mõte peas, ehk siis mida ma hakkan tegema. Et kui mul on mõte, see tähendab, et juba minu nii-öelda selline mõtlev aju osa töötab, ma ei ole emotsioonis. Kui ma hakkan mängima punkti ilma, et ma üldse mõtleks või saaks aru, mida ma hakkan tegema, siis see tähendab enamasti, et jällegi mu mõte on mujal, ta ei ole enam mängu juures, järelikult ma ei pane enam tähele võimalusi, ma tegelikult ei reageeri olukordadel nii, nagu on vaja. Ja sealt hakkab tavaliselt see vigade jada pihta. Nii et olla protsessis, olla nõus mängima ja ebaõnnestuma, sest see on lihtsalt asja osa ja tunda rõõmus sellest, et tegelikult jällegi, kui ma mõtlen sellise teismelise peale, kes käib mängimas tennist ja kelle puhul see on tema valik, et siis mõnikord tuua ennast lihtsalt selle juurde, et kui hästi on läinud see nii, et see noor inimene saab teha spordiala, mis talle meeldib, tal ei ole piiranguid selles osas, tal on see võimalus, mida paljudel teistel võib-olla ei ole olemas ja nautida seda protsessi. Kas teismelisega tegelemine on sinu jaoks suurem väljakutse kui tippmängijaga, et teismelise mõtted on ikkagi igal pool mujal laiali? Jaa, on. See ei ole ainult see, aga see on ka nii-öelda üldse selline enesedistsipliini küsimus ja enesejuhtimise küsimus, et töö ei toimu ju minu kabinetis, töö toimub sessioonide vahel, kus sportlane ise peab nende asjadega edasi töötama. Ja täiskasvanud sportlase puhul, seal on palju rohkem distsipliini, kus sportlane juba saab aru, miks ta seda teeb, ta võtab seda kuidagi kohusetundlikumalt ja seal on progressi nii-öelda kiiremini näha. Et nooremate puhul tihtipeale mure on see, et kuigi sessioonis nad on väga kaasas ja nad mõtlevad ja me arutame ja me proovime asju, siis vahepeal nendel endale jätku seda distsipliini, et protsess oleks järjepidev. Siis seal on vaja vanemate abi või siis treenerite abi ja see ei ole alati praktiliselt võimalik. Kui palju noor inimene või ka tippsportlane tennisemängija puhul eriti toob sinna kabinetti või sessioonidele kaasa oma eraelulised probleemid, sest need tegelikult ka väga palju mõjutavad ju seda, kuidas sul mäng läheb? Tuuakse ikka, et ma seda ka alati toetan ja räägin sellest, et me ei saa eristada sind kui tennisemängijad ja vaadata ainult kitsalt, mida sina teed väljakul, me peame vaatama kogu elu, terviklikku pilti on ju, et mis toimub ka platsist väljaspool, sest kui on mingid suhete probleemid, on ju, on mingid pinged koolis, muud mured, sest siis tegelikult see kõik ennast näitab ka platsil. Sest on väga raske keskenduda, kui on muud asjad, mis nii-öelda nõuavad su tähelepanu ja nii edasi, nii et kindlasti me tegeleme kõikide muude muredega ka. Et võib saada ikkagi suurem usalduse isik kui see sama treener tema jaoks? Ei pruugi olla.
see oleneb suhtest treeneriga ja ka suhtest minuga, kui pikk see on olnud meie koostöö ja nii edasi, et väga tore näha, et väga paljudel sportlastel treener on tõesti väga lähedane inimene, keda nad usaldavad. Et ja seal ei ole mitte mingit probleemi minu jaoks, et see ei ole mina. Et mina toon jällegi enda teadmised sinna, et mul on oma viis vaadata neid asju, et siin kindlasti ei ole mingisugust võistlust selle eest, kes on see olulisem isik, keda inimene usaldab. Kas sa teed ka palju koostööd treeneriga, konkreetse mängitreeneriga? Kuidas see sinu ja treeneri suhe välja peaks nägema? Peate mingid piirid paika panema, kuhu sina sekkud, kuhu tema ei sekku? Ideaalis ma teen. Jällegi seal on omad piirangud, ka minuajalised piirangud ja treenerite võimalused, aga mul on olnud mitmeid kordi selline koostöö tennisistiga, kus mina olin treeneriga koos platsil tennisistiga, ehk siis me alustasime küll või mõnikord jõudsime minu kabinetti, et midagi pikemalt arutada ja mõelda, aga iseenesest ma nii kiiresti, kui oli võimalik, jõudsin juba platsile ja olin treeneriga seal koos. Ja need olid väga kihvtid koostöövormid, sest treeneriga ma sain koheselt arutada asju, treener sai minuga arutada oma selliseid mõtteid ja ega seal jagamise osas nii suurt probleemi ei pea tegelikult tekkima, sest mina väga hästi tean, et mina kui spordipsühholoog, mina ei sekku sellesse, mida treener õpetab. See ei ole minu valdkond, absoluutselt mitte. Kus aga võib-olla abi spordipsühholoogiast on näiteks kuidas õpetada, ehk siis kuidas asjadest rääkida, kuidas tagasisidet anda, kuidas küsida tagasisidet, et see on juba pedagoogika valdkond, on ju, seal mul võib olla mõtteid ja treeneril võib olla küsimusi selle kohta, siis ma hea meelega neid jagan. Nii et seal on selline koosloomise protsess jällegi. Aga kui tuleb sinu sessioonil välja, et tegelikult see treener ei sopigi antud tennisistidele üldse, et näed sa, et seal mingil hetkel võib konflikt tulla? Kui sa pead võib-olla suunama sportlast, et lõpeta karjääri? Otsi uus treener. Siuke konkreetne näide on ju Eesti spordi tennise ajaloost olemas. Ei, no ma arvan, et see on iga spordis on seda olemas. Meie kunagine esitennisist ju vahetas treenerit ju tegelikult psühholoogi suunamisel. No jällegi, kuidas võtta seda, mis on kirjutatud, on ju, kui palju seal on tõtt ja kui palju seal on interpretatsiooni, mida taheti teha. Aga jällegi, minu töö ei ole suunata sportlast vahetada treenerit, sest mul ei ole piisavalt, sest see ei ole lihtsalt minu roll tegelikult. Mul võib olla piisavalt kompetentsi kindlasti, et näha, kui suhe on disfunktsionaalne või kui see suhe on vägivaldne. Et seda juhtub meil spordis päris palju. Tegelikult, kui ta ei ole füüsiliselt vägivaldne, ütleme, aga ta on psühholoogiliselt vägivaldne, ülikontrolliv treener näiteks, on ju, kus sportlane tõesti ei tunne ennast hästi. Aga tavaliselt sportlane ise hakkab sellest ikkagi aru saama ühel hetkel ja kui sportlane tuleb selle mõttega, et mis siis teha ja ma ei tunne ennast hästi ja nii edasi, siis seal on erinevad stsenaariumid. Eelkõige, ma arvan, iga spordipsühholoog prooviks teha tööd treeneriga, et neid asju kuidagi näidata, esile tuua ja proovida muuta neid asju, et absoluutselt, ega ükski spordipsühholoog ei taha astuda treeneri ja sportlase vahele. See ei ole hea mõte, absoluutselt, nii et me eelkõige proovime teha koostööd ja luua see hea keskkond ja luua see hea koostöövorm ka treeneri ja sportlase vahel. Nüüd, kui see ebaõnnestub ja sportlasest, siin on jällegi valikud, et näiteks mina spordipsühholoogina olen mõnest sellisest koostöövormist välja astunud, sest ma tajusin, et minu ja selle treeneri filosoofia selle kohta, kuidas inimest juhendada, kuidas inimesega käituda, on väga erinev. Ja see lihtsalt mulle ei sobi ja ma ei saa olla sellises keskkonnas ja toetada sellist keskkonda, nii et ma olen sealt välja astunud. Võib-olla see olukord, kus sportlasega koostöö jätkub ja sportlane siis jõuab sinnamaale, et ta tahaks teha vahetust ja kui ta selles protsessis vajab abi, siis on spordipsühholoogi töö aidata. Absoluutselt, aga jällegi siin me räägime sportlasest, kes on
täiskasvanud sportlane on ju, kui see on nooruks, siis seal vanemad kindlasti tulevad pilti. Et nad on teadlikud protsessist ja siis koostöö vanematega juba käib edasi. Kui altid Eesti treenerid on laskma spordipsühholoogi nii-öelda enda ringi sportlase ja tema nii-öelda suhtesse? Kas oled sa puutunud kokku mõnega, kui sa tunned, et sa ei ole selle treeneri silmis nagu teretulnud? Tennises otseselt mitte. Tennises on läinud hästi seni, ma arvan, tennises treenerid on tegelikult päris avatud. Aga mõnel spordialal siis ei ole? Ikka leidub selliseid, mitte spordialasid, aga treenereid, kes ei võta spordipsühholoogiat nii-öelda vastu. Sa täna tegeled täitsa seinast seina, neid spordialasid on väga palju, millega sa kokku puutud. Ja. No Eesti on päris väike, siin spetsialiseeruda on keeruline. Ja jällegi see on väga põnev tegelikult erinevate spordialadega. Sinusugused inimesi on Eestis vähe üldse või? Nimetasid Aave Hannust, Gunnar Sina. Aave Hannus on tegus spordipsühholoogia valdkonnas. Meil on Jörgen Matsi, kes on väga tegus spordipsühholoogia valdkonnas. Meil on Audentesse gümnaasiumis töötav Kristel Kiens. Nii et meid ikka on. Aga mitte palju. 10 ikka kokku ei saa? 10 vist kokku ei saa. Arvas, kui palju meil sportlasi on, siis töökoormus peab olema päris suur. No meil on nagu vajadus spordipsühholoogia järgi suur, aga võimalus seda kasutada mitte nii väga. Kas teil on omavahel ka mingisugune liit või assotsiatsioon või suhtlete te kuidagi omavahel? Või? Jaa, absoluutselt. Me suhtleme omavahel, me proovime üksteist toetada ja aidata nii-öelda teha sellist kovisiooni mõnes mõttes, et jah. Tulles veel tagasi treenerite juurde, me näeme tennises, et aeg-ajalt kaamera näitab tema treenerit, tema füüsilise ettevalmistuse treenerit, aga me ei näe kunagi seal kõrval psühholoogi, kes on tegelikult samamoodi vaimne treener. Miks psühholoogid ei käi mänge vaatamas? Kas sa räägid Eestist? Eestist, välismaast üldse. Ega Eestis ka tribüün, me ei ole siin Eesti meistrivõistluste tribüüni. Eestis on ikka käinud mõned korrad. Mina kindlasti olen käinud päris palju, aga jällegi no vot, ma ei tea sellest, et kas neid tõesti ei ole tribüünidel või nad lihtsalt ei ole ajalehtedes nimede pidi eranimetatud. See on üldiselt nii, et tennisist ei taha, et teda seostatakse ühe konkreetse psühholoogiga. Et see suhe peaks jääma kuidagi nagu varjatuks. No ta on jällegi, et ma arvan, et see ei ole hea, kui meil on psühholoogia osas stigma, ehk siis ma ei taha, et keegi teaks, et mina psühholoogiga teen tööd. Et see ei ole abiks kellegile, sest siis me ainult rõhutame ja hoiame alles seda põhimõtet, et kui sa lähed spordipsühholoogi juurde, järelikult sinuga on midagi viga. Järelikult, kui ma lähen, et ma ei taha, et keegi sellest teaks. Nii et selles mõttes ma kindlasti toetan seda, et see oleks normaalne ja avalik protsess. Nüüd, samas minu filosoofia, tööfilosoofia on see, et spordipsühholoog on varjus, et ta kindlasti ei pea olema esireas ja esikaanel ja sportlase kõrval võistlustel ja kui sportlane midagi võidab või mitte, ehk siis on taustajõud ja taustajõuna sa ei pea olema nähtav. Ma tahtsin korra selle teemal puutuda tagasi, et tegelikult tennisisti jaoks iseenesest su tiim, kes istub kuskil tribüüni peal ja kui sul on raske võistlus ja see tiim on sul väga-väga oluline tähtis. Et teinekord kui sa mängid rasket turniiri Grand Slami 2 nädalat näiteks ja võib-olla jõuad lõpuks finaali ja mängid 5-tunnist matši ja just siis on sul see breakpall ja siis silmside treeneriga ja see hetk on väga-väga oluline, et kui keegi tiimist parajasti vaatab telefoni või midagi muud, siis see võib tegelikult mängijale väga-väga mõjuda, et see on hästi-hästi tähtis, et ma olen ka teinekord mõelnud, et kui juhtub see, et sa oled raske turniiriga jõudnud finaali ja siis tulevad sulle oma inimesed just toetama, aga ainult finaali näiteks või mingil hetkel, et see on tegelikult raske, et see on niisugune hästi oluline. Nii palju ma kõrvalt olen näinud seda ise ka olnud niimoodi toetanud, vaadanud. Et ja et see tugi on nii-öelda järjepidev, just. Et ta ei ole tingitud sellest, kui hästi sul läheb. Aga kas sul on mõni mängija, kes lausa tahab, et sa oleksid tribüünil, kellel sinu kohalolek on oluline?
Mul hetkel ei ole selliseid koostöövorme, mul oli, kus ma olin ikka väga palju kaasas. Et sa pidid oma graafikusse panema kirja, et see kell on see mäng ja sa pead olema... Ikka kui no jällegi, kui on Eestis mängud, Tallinnas eriti mängud, siis ma ikka proovin leida võimalust minna, kui mul on selline pikem koostöö sportlasega. Mitu aastat sa tennise mängijatega oled tegelenud? Umbes 6. Kui sa meenutad, milline on olnud sinu kõige väljakutsuvam töö või kõige väljakutsuvam probleem, mille eest sa oled seisnud, mis see kõige eriskummalisem küsimus on olnud, millega on tulnud tegeleda? No ma ütleks, minu jaoks kõige raskemad on, aga need ei ole sellised pikaajalised probleemid, on see, kui tuuakse väga noori mängijaid minu juurde, sellepärast, et vanemad tahavad. Kui noor? 10-aastaseid, 11-aastaseid. Ja iseenesest selles ei ole mitte mingit probleemi, kui 10 või 11-aastane tahab ise, aga probleem on siis, kui see on see veel asi, mida vanemad näevad, võiks temale juurde anda, et ikka pakett oleks täis ja temast ikka saaks tippmängija. Ehk siis see on siis mina olen veel üks viis, kuidas panna sportlasele pinget mõnes mõttes. Nüüd on ka spordipsühholoog olemas. Et ja see tavaliselt juhtub nii, et see 10-11-aastane ta istub minu juures, et tema ei tea, miks ta seal on, temal ei ole mitte midagi otseselt veel vaja, ta lihtsalt tahab mängida, ta naudib mängu, aga see on vanemate probleem, et ta ei soorita. Et siis selline koostöö tavaliselt ei ole. Ja siis sa ütled talle, et me hakkame nüüd sind ravima. No täpselt, et me hakkame nüüd sind terveks tegema ja et tavaliselt selline koostöö ei ole pikaajaline, et mina proovin ise, kui ma näen, et selle ei ole mõtted. Kuule, kas Nesana, ma lõpetan selle. Ütle, kas sa, see sinu töö on selline võib-olla, et sul on väga raske võib-olla aeg-ajalt nagu oma töövilju hinnata ja aru saada, et kui palju kas sul on sellised ka lühemajalisi asju ja pikemajalisi asju, kus sa nagu näed, et võt, nüüd ma tunnen, et naerul tuleb nägu, et võt, nüüd ta lõpuks sai sellest aru ja see asi on muutunud, et on sul mõni näited või mis sa ise enda jaoks kõige suuremateks edulugudeks pead või kuidas sa seda üldse hindad? Ja, no mind rõõmustab kõige rohkem, ma jällegi ütlen, et mina ei tööta sportlasega, ma töötan inimesega, kes on sportlane ka. Et mind kõige rohkem rõõmustab, kui ta tõesti, ta saab millestki aru, mis on tema jaoks oluline. Ja see hakkab mõjutama teda kõikides eluvaldkondades, et see on mõne võrra selline eneseavastamine, kus ma töötan päris palju sportlastega selliste asjadega nagu nende enda väärtused, et nad saaksid aru, miks nad teevad asju, mis on endale elus oluline, kuidas neid väärtusi saaksid sporti ka tuua, kuidas see, mida nad spordis teevad, toetab nende väärtusi näiteks, et need on sellised sügavamad natuke küsimused ja mulle selliste küsimustega meeldib tegeleda, sest nemad tõesti võivad omada sellist kasutegurit mitte ainult väljakul, aga mujal. Ja minu jaoks tagasiside kindlasti need ei ole võidud ja need ei ole punktid, sest võite ja punkte mõjutavad nii paljud muud faktorid, et kui mõni spordipsühholoog ütleb, et võtke mind tiimi, siis sportlane hakkab mängima paremini, hakkab võitma, siis ma ei usaldaks sellist professionaali, sest tegelikult meil ei ole otseselt mõjuvõimu mängu tulemusi muuta. Et mina ütleks, et minu eesmärk on aidata inimesel olla nii heas kohas kui võimalik. Tervena olla füüsiliselt ja vaimselt terve inimene. Kui meil on terve ja rõõmus ja rahul olev inimene, siis meil on parem sportlane. Aga sa näed tihti ka seda töö tulemust? Näed sa seda? Jaa, sest see on see, mida mulle sportlased ise peegeldavad, et see ongi minu rõõm ja minu hea tagasiside, kui sportlane hakkab rohkem teadvustama mingeid asju, hakkab reageerima teistmoodi asjadele, kuidagi mingid suhted lähevad paremaks ka treeneriga näiteks või tiimikaaslastega ja nii edasi, et need on kõik sellised asjad, mida sportlane ise tajub, subjektiivsed asjad ja siis see on minu jaoks parim tagasiside.
Kas see nüüd objektiivselt on näha mänguplatsil, see on juba teine küsimus. Ei pruugi olla koheselt näha või ei pruugi tegelikult mõnes olukorras olla üldse näha, sest seal on nii palju muutujaid, mis on veel kaasatud. Kaua sa keskmiselt ühe sportlasega koostööd teed? Kas mingil hetkel tuleb laste lahti ka või mingil hetkel saad sa aru, et sinust pole enam mingit kasu või pole sind enam sportlasele vaja või kaua peab sportlane psühholoogiga tööd tegema? Ei olegi sellist peab kui kaua reeglit, et see jällegi oleneb vajadustest, et mõne sportlasega ma teen koostööd 5 sessiooni. Ta tuleb mingi väga konkreetse küsimusega, mul on konkreetne vastus sellele küsimusele, me töötame, arendame oskuseid, mis seda toetavad ja sportlane saab seda, mida on vaja, kõik. Väga hea, näeme järgmine kord, kui on midagi vaja, et selliseid koostöövorme on päris palju ja siis on koostöövorme, kus mina olen mitmed hooajad kaasas. Aga siis ma olen juba mitte ainult sportlase jaoks olemas, ma olen nagu pigem tiimi jaoks olemas. Selles tiimis treener, ütleme, ja sportlane või kui see on meeskonnaala, mitu sportlast ja treener, et siis seal on juba selline järjepidevalt lihtsalt tiimi osana olemine. Kui pikem on sinu kõige pikem koostöö sportlasega? 3. aasta mul ühe sportlasega praegu tiimiga läheb. Ja see on vist kõige pikem antud hetkel. Läheb hästi? Mõnusalt, jah. Alates algusest on oluline progress? Alates algusest oli väga hea, siis meil ikka olid mõõnad, mitte meie koostöös, aga sportlaselt tema karjääris, sest ükski karjäär ei ole nii lihtne ja alati tõusujoones ei lähe. Nii et olid raskused, kus me terve tiimiga siis olime olemas ka raskel perioodil ja nüüd hakkab jälle paremini minema, nii et selles mõttes sa oled seal heas ja halvas. Aga see koostöö natuke nagu algab niimoodi, ma ise mõtlen praegu oma peas, et kas me natuke on nagu see sportlane psühholoogias nagu selles mõttes alasti, et kui me esimene kord räägin, on mingid teatud asjad, ma hindan ta mentaalse seisundi ära kuidagi või saan aru, et mis olukorras ta nagu on või kas see on nii või? No see on kindlasti enese avamine, absoluutselt. Ja see võib olla natuke ärev protsess mõne inimese jaoks, jah. Aga selleks psühholoog peabki tekitama väga usaldusliku keskkonna. See suhe peab olema usalduslikus, siis sportlane tunneb aja möödudes, et ta saab rääkida rohkematest asjadest. Ega esimesel sessioonil keegi ei ava ennast täies mahus, sest miks ma peaks, see on ju võõras inimene. Et nii, et spordipsühholoogina või psühholoogina üldiselt me tegeleme päris palju sellega, et me loome seda suhet, mis on avatud, mis on usalduslik, mis on heatahtlik ja siis selles suhtes on võimalik ennast avada ja see suhe iseenesest võib olla selliseks heaks energiaks, mis annab headele muutustele jõudu juurde. No tavameditsiinis on nii, et inimene läheb psühholoogi juurde, siis sealt abi saa, siis järgmine samm on psühhiaater. Kas spordis on võimalik ka sportlast suunata psühhiaatri juurde, sest ravimeid ju sa välja ei kirjuta? Ei kirjuta. On nii rasked juhtumeid ka olnud? Jah, üldiselt oma spordipsühholoog karjääri jooksul ma olen pidanud suunama edasi sportlasi. Ja, sest kui on tegu juba psüühilise häirega, siis mina suunan edasi, sest mina ei ole kliiniline psühholoog ja mina näiteks depressiooniga ei tegele või söömishäirega ma ei tegele, nii et siis ma suunan juba spetsialisti poole. Et see võistluspinge ja igapäevane rutiin võib inimese viia nii kaugele, sportlase viia nii kaugele, et tal on vaja professionaalselt meditsiinist abi? No kas just see viib või muu elu kogu pakett, aga jaa, absoluutselt võib ju olla. Ega tegelikult see ei ole ainult sportlaste populatsioon, üldpopulatsioonis ka depressioon ja ärevushäired on aina levinum asi. Et see on arvatavasti ikkagi ka meie elustiiliga seotud, mis on aina kiirem ja pinged meil on igal pool koolides ja töö juures ja spordis. Ja aega ennast taastada on aina vähem või inimesed võib-olla ei oskagi enam ennast taastada ja puhata või selleks ei ole aega, et siis kogu see keskkond kindlasti võib soodustada seda, et meil on vähem vaimset tervist. Kas
depressioon Eesti spordis on asi, millest peaks rohkem rääkima, on see levinud ja tõsine probleem? Ma ei oska öelda numbreid kindlasti mitte, ma oskan öelda, et üldstatistika populatsioonis kindlasti ütleb, et see on levinud, et ma võin praegu eksida, aga vist ikka iga 3. inimene elu jooksul kogeb depressiivset episoodi vähemalt või siis depressiooni, nendel on erinevad nii-öelda tugevuse määrad, on ju, nii et sellest tuleb rääkida, vaimsest tervisest tuleb rääkida, ma ütleks, et ei ole meil vaja rääkida vaimsetest häiretest nii palju isegi kui vaimsest tervisest, sest häirete puudumine ei tähenda tervist. Et meil on pigem vaja rääkida sellest terves ühiskonnas ja ka spordis, sportlastele ja ka treeneritele sellest, kuidas ennast hoida tervena, kuidas hoida enda psüühilist tervist ja vaimset tasakaalu ja heaolu. Et kuidas puhata ja kuidas jällegi endaga paremini hakkama saada, pingega paremini hakkama saada, sest treenerite seas läbipõlemine on ka täiesti arvestatav teema. Üks teema, mis ma tahtsin veel puudutada, on ajakirjanduse surve kas või tennisistile, et kui palju see tuleb teil jutuks, kui palju sportlased mõtlevad tegelikult sellele, et kui oluline see on, mida ajalehed nendest kirjutavad, mida ajakirjanikud küsivad, nende suhe ajakirjanikega, palju see sinu töösse on sisse tulnud? Väga palju ei ole, aga ikkagi mõne sportlasega on tulnud teemaks, jällegi mõne tippsportlasega, kellest tõesti kirjutatakse palju ja see on üks ja võib-olla üheks tugevaks häirivaks faktoriks kindlasti, sest ma arvan, Eestis selliste spordifännidena me ei ole kõige lahkemad. Me oleme väga kiired kritiseerijad. Me tihtipeale, ma arvan, unustame ühiskonnana, kui väike meie Eesti on ja et kui sa oled maailma 20 seas, et see on tegelikult juba päris äge, sa oled maailma tippus juba, aga tihtipeale meil sellest ei piisa ja siis me hakkame rääkima sellest, kuidas meie sportlased ka olümpiale lähevad reisima nii-öelda turistidena, ja see on kindlasti keeruline sellest eemalduda, mitte võtta südamesse, eriti kui sa oled noorem sportlane, eriti kui see on sinu, ütleme, esimene olümpia, kuhu sa läksid, on ju, või jah, kus sa tõesti panustasid ja pingutasid ja proovisid ja kui sa pärast Delfis kommentaare loed, siis see on väga kurb asi, et mina soovitan alati sportlastel mitte lugeda. Aga ma ei usu, et väga paljud inimesed sellest kinni on pidanud su soovitusest. Tõsi, sest inimlik huvi on ikka see minna ja vaadata, aga jah, seal on juba see oskus, et kuidas sa nii-öelda seda võtad rahulikult, kuidas sa sellest mõtled, kas sa saad aru, et jällegi need kommentaarid on mingite konkreetsete isikute kommentaarid, mis ei kirjelda üldist hoiakut võib-olla või miks need kommentaarid ei ole nii väga olulised sinu jaoks. Ja. On sul ka meile ajakirjanikele selles osas mingeid soovitusi või näpunäiteid jagada, kuidas me saaksime, et see suhe sportlasega oleks loomulikum ja sõbralikum? Et ta ei võtaks meid kui vaenlast? No eks see algabki võib-olla sõbralikemast küsimustest. kui sportlane finišeerib miks sa jälle kaotasid? Esimeseks küsimuseks ei ole, tulemus ei ole päris see, mis sa tahtsid, eks ju, mis sa sellest arvad. Ehk siis läheneda juba pigem sellise valge lipuga sõbralikumalt, et rohkem avatuid küsimusi, rohkem anda võimalus sportlasel endal rääkida sellest, mis see kogemus oli ja mida see kogemus tema jaoks tähendas. Kas sa oled tundnud sportlasega koostööd tehes, et sa ei saa teda aidata? Et sinust ei ole tema juures abi? Olen ikka mõningas olukorras tundnud, et minust ei ole kasu, jah. Aga miks see nii on? Kas tema ei ole nõus ennast avama või lihtsalt see juhtum ongi niivõrd keeruline? See võib olla ka
tavaliselt need on mitmed asjad kokku, et sellist üks-ühele põhjust tagajärge on väga raske siin leida, et võib-olla ka puhtalt see, et ei klapi, sest see on ju ka nii oluline, et selle inimesega nii-öelda isiklikul tasemel lihtsalt oleks selline hea klapp, et sportlasel oleks mugav ja hea sinuga ja sul samamoodi. Ja mõnikord see võib olla lihtsalt see, et mitte spordipsühholoogia ei sobi, mitte see vaimne treening ei sobiks, aga sina inimesena ei ole päris see inimene. Siis on väga mõistlik öelda, et kuule, mul on siin need kolleegid, et võiks ju proovida ka kellegi teisega, on ju. Aga võib-olla ka sellepärast, et see ei ole nii väga oluline sportlase jaoks, et jällegi spordipsühholoogia tulemuste eest vastutab sportlane. Et spordipsühholoogina mina teen muidugi kõike, mis ma suudan teha, et anda neid võimalusi ja teadmisi ja toetada, aga jällegi, kui väljaspool seda kabinetti mingit tööd ei toimu, siis mina ei saa mitte midagi teha seal kabinetis ka. Nii et see vastutus on ikka sportlasel ja kui sportlase jaoks ei ole oluline tol hetkel, mis ei ole vale, võibki olla nii, et ei olegi õige hetk, on muud prioriteedid antud hetkel, siis on väga mõistlik seda koostööd antud hetkel lõpetada. Kui põhjalikult sa pead ühe spordiala enda jaoks selgeks tegema, kui tuleb tennisist sinu juurde, sa pead tundma ju seda ala peensusteni, kui ta tahab mingit nõu tagakäe või eeskäe kohta, et miks tal see üks asi välja ei tule? Siis ma ütlen, et küsi treeneri käest, et see kindlasti ei ole minu valdkond kommenteerida tagakätt või eeskätt. Nii et ma pean teadma absoluutselt spordiala reegleid, keskkonda, konteksti, mis on oluline, mis on need hetked ja nii edasi, aga ma ei pea olema treener, ma ei pea teadma spordispetsiifikat tehnilises mõttes. Nii et see on kindlasti vale küsimus, mida mulle esitada sportlase poolt. Spordipsühholoog peab olema ise ka kõvasti spordihuviline, ma eeldan. On abiks. Kas su teler on kogu aeg Eurospordi ja spordikanalite peal? No mul kodus telekat ei ole. Aga... Snezhana on ise sportlane, hakkame sellest pihta. Aga ma huvitun ja loen spordiuudiseid ja ma eriti huvitun spordialast, kui ma hakkan selle spordialaga tööle. Sest siis jällegi mul on palju olulisem teada, mis seal toimub ja ma jälgin siis sportlast ka, mis seal toimub, et näiteks curlingust ma väga palju midagi ei tea. Ma tean, et meil on tublid tüdrukud, kes päris hästi esinevad ka kõrgel tasemel võistlustel, aga jah, rohkem kui seda ma ei tea, sest ma curlinguga ei ole näiteks koostööd teinud ja kokku puutunud ja ei ole minu isiklik huvi ka. Aga ma ise olen pikaajalise võistluskarjääriga olnud, ma olen ise teinud iluvõimlemist ja rühmvõimlemist. Ligi 21 aastat olen teinud ja olen kogenud Euroopa meistrivõistlusi ja maailma meistrivõistlusi, et selle pingega olen kokku puutunud. Ja praegu ma olen lihtsalt rõõmus harrastaja. Kas sportlased usaldavad sind ka sellepärast rohkem, et sa oled ise võistlusspordiga tegelenud? Ma arvan, et sportlased tajuvad, et ma saan sellest asjast aru. Ja see on abiks, jah. Palju sa tennist vaatad? Suuri slämme pead sa vaatama? Ei pea, aga mul on huvitav ja kui mul on aega, ma kindlasti vaatan, jah. Kes su lemmikud on seal? Kuldne trio meestel? Jah, täpselt ikka need samad Nadalid ja Federeri. Federer mulle väga-väga meeldib, sümpatiseerib absoluutselt, jah. Oled sa jälginud, teevad nemad ka psühholoogiga tööd? Ma olen lugenud küll, et Andy teeb või tegi spordipsühholoogiga koostööd. Djokovic vist enda raamatus ka mainib. Vähemalt ta kindlasti kirjutab päris palju vaimsest treeningust ja kirjutab kusjuures teadvelolekust päris palju, mis on see nii-öelda uuem lähenemine ka spordipsühholoogias, millega ka mina töötan, mis on väga palju seotud just meie võimega keskenduda hetkele, nii et ilmselgelt ta on ennast kas ise harinud või on töötanud inimesega, kes on asjadest teadlik. Aga rohkem mul ei tulegi pähe, et ma oleks lugenud kusagilt kellegi kohta, et on koostööd spordipsühholoogiga. Aga ma usun, et seda kindlasti on.
lõpetuseks, kas on olemas selline mingi universaalne harjutus või mõttetöö, mida iga kuulaja või kas me meie Rihoga saaksime järgmine kord tenniseväljakule minnes kasutada, ütleme, et meie põhiprobleem on see, et matšpallil tuleb närv sisse. Ega võib-olla ikkagi Snežana näitab praegu kohe ära meile harjutuse, kuidas olla õnnelik ja edukas, et teeme selle siin ära ja nii lihtsalt see käibki. Et kas on mingi harjutus, mida me saaksime kodus kas või enne tenniseraketi kättevõtmist teha, et me enne saate algust saaksime sellel matšpallil sellele asjale mõelda? No kui juba pall läks mängu, siis tuleb mõelda ainult selle punktile, ehk siis olla tegelikult täiesti hetkes, jälgida palli, ma isegi ütleks, et sest seal mõelda näiteks selle peale, kuidas tehniliselt lööki sooritada, kui see löök on juba automatiseeritud, on vale asi. Nii et kui pall läks mängu, jälgi palli ja siis see mäng nii-öelda juhtub, see, mida sa oled treeninud, see, mida sa oled harjutanud. Enne matšpalli on väga oluline saada aru, et pinge on okei. Probleemid meil enamasti tulenevad sellest, et me ei taha tunda pinged, me kardame pinged, ehk siis meil on ärevus ja siis meil on ärevus sellepärast, et meil on ärevus, nii et meil on 2 taset seal ja see teine on täiesti üleliigne, seda ei ole vaja. Ehk siis mida rahulikumalt me võtame seda olukorda, et see ongi okei, et mul on ebamugav, see ongi okei, et mul on liblikad kõhus, keerab kõhus, mul on pinge, see on normaalne, see vastab olukorrale, see tähendab, et minu keha on praegu ennast mobiliseerimas, valmistumas võitluseks ja matšpall on võitlus, on ju, see võib aidata. Et just see, kuidas me võtame seda olukorda, kuidas me sellesse suhtume, mida rahulikumalt me suhtume, seda vähem ta meid mõjutab. Kas see tuleb ka abiks, kui mõelda, et vastane, kes matšpalli tõrjub, temal on samamoodi ju pinge? Absoluutselt. Tavaliselt me võib-olla ise ei mõtle selle peale, et meie oleme närvis, aga vastane võib ju sama närvis olla. Absoluutselt, suure tõenäosusega ongi. Jah. Aga aitäh sulle, Snežana, meil oli äärmiselt huvitav sinuga vestelda. Ja ma ei tea, kas me sinu vastuvõtule kunagi jõuame, aga loodame, et ei lähe vaja, et saame ise oma keskis jagu oma tennise probleemidest. Aitäh kutsumast! Suur tänu! Aitäh! Tennise podcasti Matšpall toob teieni Tallink.